Hei, Siim siin, räägin teile 10 murdudest. Nii, võtame kohe paigale. Uurime välja, mida tähendab arv 2,358. Uurime välja, mida see arv täpsemalt tähendab siis. Ja mida see koma siin üldse tähendab? Mis see tähendab, et me oleme võtnud ju arve küll, aga mingid komadega ei ole mingit tegemist olnud. Et kindlasti on kasulik vaadata ära eelnevalt meil see arvude ülevaade. Aga ma siis siin räägin täpsemalt, mida need 10 arvud tähendavad ja mis siin see koma ja mis nende ülejäänud numbrite mõte on põhimõtteliselt. Nii, ja alustamegi siis arvteljest. Joonistame siia kiiresti arvtelje. Sa enam-vähem mäletad seda. Ja alustame nullist. Et need arvud on 1, 2, 3, 4. Et see punkt nüüd, mis me otsime, et see on 2. Me võiksime siia ilusti 2 peale tõmmata nagu punkti, aga mida see nüüd koma siin edasi tähendab? Ma räägin sulle, unustame kõigepealt need tagumised numbrid siit ära ja võtame selle 3. See 3 tähendab, et see punkt on natuke kaugemal kui 2, natuke kaugemal nullist kui 2, ja kui me nüüd jagame selle ala siin 8, 9, 10, jagame selle ala siin 10-ks, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, on 10-ks jaotatud, siis see on kolmandal 10 peal, ehk siis see 3 on, võtame teise värvi jälle, on siin. Ehk siis ta ei ole enam selline nagu naturaalarvu, vaid ta on väiksem naturaalarvust, ehk siis ta on punkt 2 naturaalarvu vahel põhimõtteliselt. Nii, ja nüüd me otsime, me saame edasi minna, et see tegelikult ei ole ka täpselt siin, kuna meil tuleb siin veel järgmine arv, et on 5. Aga ta enam-vähem siin on. Meil on siis siin 2,1, 2,2, 2,3, 2,4 ja nii edasi, aga põhimõtteliselt me näeme ära, et see on 2,3 ja 2,4 vahel see punkt. Ma teen siia uue arvtelje. Ehk siis me nüüd võtame mitte enam 2,23 vahel, me võtamegi juba 2,30 ja 2,40 vahel. Ja nüüd üritame leida, kus kohas see täpsemalt on. Nii, ma jagan selle ilusti 10-ks. Sa võid ka seda oma vihikus teha. Nii, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ta on 10-ks jaotatud. Aga nüüd me oleme selle jaotanud ära niimoodi, et iga see ühik, kui me oleme jaotanud ära 2,3, 10 ja 2,40 vahelise ala 10-ks, ehk siis iga see, kui me tõstame seda teist arvu siin ühe võrra, siis me iseloomustame seda punkti siin, mis me oleme tekitanud, ehk siis siin on 2,31, kirjutan nüüd üles alla, siis mahub ära ka 2,32, 2,33, 2,34, 2,35, 2,36, 2,37. Ma ei hakka rohkem tegema edasi, sest et mul siin on 5 on juba käes, et meil on 2, 3, 5, et see number tundub sarnane selle numbriga. Tähendab, et sarnane on sama täpselt selle numbriga. Vot. Et nüüd me võime teada, et me teame, et see on nagu sama täpselt, aga see veel ka sellega ära ei lõppe. Ehk siis meil on siin 2,35 on see punkt, 2,36 on see punkt, et see number on, kui me jagame nüüd selle ala siin jälle 10-ks, on teen jälle suuremaks selle. Nii, ma ei hakka kõiki numbrid küll välja joonistama, aga lihtsalt saate pointi kätte. Ehk siis me paneme selle arvtelje algusesse lõppu nüüd uued arvud, kus selle vahemikus, ehk siis meil on siin 2,35, 2,35 ja teisel pool on 2,36. Kirjutame nulli ka siia lõppu, siis me teame, et see, me hakkame nüüd seda vahet siit väiksemaks tegema. Ja nüüd me jagame selle ära. 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5. Nüüd peaks olema 1, 2, 3, 4, 5. Nii, ja nüüd me otsime üles, kus võiks olla see 8. koht, et meil on siin, otsime seda 8.
et see pärast 5 peaks 8 tulema. Me võime siis, kuna see on 10 jaotatud, siis me võime hakata neid kriipsukesi siin lugema. See on siis, ma kirjutan esimese välja ka, 2,351. Nii, ja see on siis 1, on 2,352, 1 on 2,353, 4, 5, 6, 7, 8. See peaks olema siis 2,358. Ja üllataval kombel see arv, mis me nüüd leidsime, mis on selles punktis, on täpselt samasugune, nagu meil see esialgne arv, mida me hakkasime otsima. Ehk siis me oleme leidnud, me oleme suurendanud, pane nüüd tähele, oleme suurendanud seda, kõigepealt ala suurendasime nii palju, või vaatasime, ehk siis me otsisime seda punkti täpsemalt. Nii, pärast seda me leidsime üles, et ta ka ei ole veel täpselt. Siis me suurendasime seda väikest ala siin 2,35 ja 2,36 vahel. Suurendasime, tegime selle suuremaks. Ja nüüd võtsime järgmise koha ja siis me otsime 8 siin ja siis me jagasime selle 10 ja siis lugesime 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Lugesime 8 ja ehk siis see koht ongi täpselt see 230, 2, see on koma ka, 2,358. Me võime võtta mõne muu arvu ka ja teha sellega täpselt samamoodi. Teeme midagi lihtsamat, et lihtsalt see on esimese päris keerulise. Võtame 15,7. Nii, ja hakkame otsima, kus on 15,7, mis arv. Teeme kõigepealt arvtelje. Ja arvteljele paneme, alustame näiteks 10, sellepärast et 15 peale paneme siia 20. Ja jagame nüüd ära. 5, 1, 2, 4, 5. Nii, ja nüüd on meil, otsime üles, kus on 15. See on siis 11, 12, 13, 12, 13, 14, 15. 15 on siin, kirjutan 16-ga. Nii, me vaatame, et on 15,7, ehk siis see koma 7 tähendab, et see on kaugemal kui 15. See on siis 15 ja natuke rohkem. Kuskil siin sees. Märgin siis enam-vähem siis umbkaudselt ära selle, kus ta on, ütleme 15 kuskilt pooleks, on siin 15,5 ja siis ta on natuke sealt edasi. Ehk siis see punkt on enam-vähem siin. Aga no, joonistame täpsemalt sellest, et siis on näha, kus ta täpselt on. Täpsus on ka oluline. Nüüd suurendame 15 ja 16 vahet. See on 15,0 ja siin on 16,0. Nii, ja jagame selle nüüd kiiresti ära. Nii, ja nüüd olemegi suurendanud 15,0 ja 16. Nii, ja nüüd otsime üles, kus on 15,7. Nii, see on 15,1, 15,2, 15,3, 15,4, 15,5, see on 15,5. Sest see on nüüd see punkt, mis me siin keskele tõmbasime, see on see punkt. Nii, ja nüüd me otsime seda edasi. 15,6, 15,7, 15,7 ja see number, see arv näeb nüüd küll täpselt samasugune välja, nagu meil siin alguses otsitav on. Ehk siis me oleme teada saanud, kus kohas see arv asub sellele arvtelje peal. Ja me võime selle punkti siia nüüd enam-vähem siin võrdluseks tõmmata, et me siia kuhugi sisse teab, kuhu me alguses joonistasime. Ja sisuliselt sa saad teha nüüd ükskõik missuguse arvu. No, võid võtta ka 13, nüüd võid väga pikalt minna siin 7, 3, 5, 8, 4 ja sa tegelikult suudad üles leida, kus on see koht arvtelje peal, mis sellele arvule vastab. Ja 10 murrud on
on tegelikult lihtsad asjad, neid saab tegelikult üles kirjutada ka harilike murdega. Aga harilikest murdest ma räägin mõnes teises videos, et siin me oleme nüüd sellise ülevaate teinud sellest põhimõttest, et meil on kust kohast on arvtelje peal olemas, on 10 murrud ja kuidas me neid seda arvtelje peal siis leida saame. Aga ole tubli!